Möödunud aastal YouTube'is alustanud skandaalne Tumu on teinud lühikese ajaga märkimisväärselt kiire lennu Eesti sotsiaalmeediamaastikul. See on täiesti uskumatu. Ma oleks ka isegi mitte unes osanud näha, et me vähem kui 2 nädalaga jõuame siis 500 tellijani YouTube'is. Tõepoolest, nii uskumatu kui see ka pole, siis isegi mitte Marilyn Kerro ei osanud nende kollanokkadega toimuvat ette näha. Rõõm näha, tänast õhtut alustame kogu Eestit raputanud skandaaliga. Nimelt väidavad YouTube'is ennast nime Tumu taha peitvad noormehed, justkui saaks sotsiaalmeedia tähte Brigitte Susanne Hunti osta raha eest. Kuule, Luik, ütle talle, et me maksame talle 50 tonni, kui mehega kaasa võtab. Mul ei oleks vahet, kui sul kutt ka tuleks, et peaasi, et see, et sina oled eesotsas, mina olen keskel. Mina tahan keskel olla. Tumulased teavad, mis müüb. Skandaal skandaali otsa tähendas vaid üht. Väga põhjalikult läbimõeldud turunduskampaania. Mulle meeldib see, et mingi skandaali otsa, aga tegelikult oli ainult üks teema ja see oligi see Brigitte Susanna Hundi teema, vaata, et mingi teeme nalja, et Brigitte on lits, vaata. Skandaali otsa, tere. Oi, mille... sotsiaalmeediakontodele. Ning lõpetame meeliülendava sõnumiga. YouTuberid Sander Valge ja Siim Taba on surunud end ootamatult tuubist teleekraanidele. Sel kuul läheb siis Kanal 2 eetrisse esimene, selles mõttes tehakse ajalugu, esimene saade, mis on välja kasvanud YouTube'ist ja jõuab nüüd siis päris teleekraanidele. Selle saate eestvedajad Sander Valge ja Siim Taba on juba stuudios. Käsi oli Vana-Tallinnaga kogu. Ei ole hullu. Ikka juhtub tegijatel. Te näete head välja, mehed. Täname. Te näete ka head välja, aga mis sa ju teile alla jääda? Tänan. Väga õige. Kuulge, mehed, no kust kivi alt te välja tulite nüüd? YouTube'i kivi alt tulime välja. Paraku peame tegema programmis erakorralise otselülituse, sest on selgunud tõsiasi, et 2 meie sotsiaalmeedia staari saatest Intriigikogu on peetud kinni dopingu kahtlustusega. Miks ja mis põhjustel see kõik toimus, sellest saame teada kohe algaval pressikonverentsil. No, kust ma siis selle kõigega alustama pean nüüd? Alguses kõigepealt, kuidas need asjad välja nägid? No, umbes 9 kuud tagasi tuli meie juurde Marti Allik, kes ütles, et kui me tahame tuubis veel rohkem kasvada, et siis tal on üks Saksamaa kontakt, kes pakub sellist teenust, mis aitab siis alustavatel YouTuberitel veel kõvemini jõuda ikkagi nagu trending number 1 ja nii ta läks. Häbi on. Selles mõttes jah, et me mõtlesime, et äkki õnnestub ikkagi tema enda kanalite näitel ju 30 000, 15 000, 20 000 peale. Me tõesti lootsime, et meil hakkab sama hästi minema, et keegi märka, et me selle otsuse vastu võtame ja me siis nii-öelda ebaseaduslikult tellijad endale hangime. Ma ei tea, häbi. Mul on päris väga häbi kõige eest praegu. Vabandust Eesti rahva eest. Läks kõik. Tervis, me on Illar Koppiina. Tervist ja mina olen Siim Valgast. Tere minugi poolt, mina Sander Põlvast. Nagu näha siis natuke habetunud, aga ajab asja ära. Täpselt ühesugused mõlemad, aga siin võtta üht ja viska teist, et ega siin vahet ei ole. Austatud daamid ja härrad, nagu te näete, Intriigikogu on tagasi, sel korral küll jäädavalt YouTube'is, aga seegi hea, vähemalt midagigi. Nagu me ka kunagi suvel ütlesime, et kui teles ei õnnestu, siis me saame tulla siia YouTube'i tagasi ja me saime enda raske loo ära rääkida, kuidas me tegelikult... Dopingu skandaal ajas ka meil hamba verele ja ütleme, et kes see ihkaks kuulsust, raha ja feimi? Meie tahame seda kõike, aga näed, vahepeal ei lähe nii, nagu võib-olla soovid, aga tegelikult oleme me vahepeal toimetanud materjali kallal, me saime intervjueerida Eesti Vabariigi president. Ja presidendi proua isiklikult tuli meile vastu, vastas mõnele küsimusele, aga teate, kõik ei lähe nii, nagu te plaanite, sellepärast, et kui inimesel on korra kuust paha tuju, selle kohta öeldakse bioloogiline kell, eks ole? Naistel on see eriti teada värk ja vaatame siis, kuidas meil see kõik läks. Teie tead, saate järgmine kord ise teha need asjad teistmoodi. Ja Kadriorg, kui me peaksime kunagi veel intervjueerima presidendi prouat, siis hoiatage meid ette, palun. Saatke punaste päevadega graafik.
no tšau, Kersti Tint. Meil Siimuga tekkis üks küsimus, huvitav, kas teoreetiliselt võiks kunagi ka mõni loom Eesti riiki juhtida? No näiteks mingi Krants. Ma ei tea, mis sa arvad sellest? Okei, see oli too much. Aga ei pea olema isane koer, võib ka täitsa emane olla. No ma ei tea, mulle isegi meeldiks, kui näiteks president oleks üks näfits, peaminister oleks teine näfits, sellised väiksed armsad. No. Jah, näiteks 2 emast Chihuahuat, mõlemal kleidid seljas. Kas see oleks reaalne, proua president? Kõik lasteaialapsed ja koolilapsed, kes joonistavad pilte vabariigi aastapäevast, joonistavad presidenti kleidis, et see midagi tähendab. See midagi tähendab sellele, milliseks kujuneb nende mõtlemine ja nemad ei tule mitte kunagi seda küsimust küsima, mille teie just küsisite. Jesus Christ, Kersti, no chill out, me proovime siin Sandriga vaadata natukene laiemat pilti. Enda nina otsas kaugemale. Sa hakkad lihtsalt tusatsema. Jah, aga Kersti, mina tahaks ikkagi päris tõsiselt teada, kas see oleks reaalne, et tulevikus juhiks Eesti riiki. No seda ei kannata ju. Seda ei kannata vaadata ju. Tule, millega te nüüd hakkama saite? Kutid. Come on, see ei ole see, noh. See ei ole see ju. 2 väikest Chihuahuat. Palun vabandust, aga kuna te küsisite viimati, mida tõi Eestile kaasa see, et seda juhtisid 2 ja enam meest? Lahendame kõigepealt selle küsimuse. Okei, lahendame ära selle asja. Ma ütlesin, ma ei oska vastata ei sellele küsimusele, mida tõi Eestile kaasa see, et teda juhtisid peaministri ja presidendina mehed. Nii et see küsimus ei ole mitte kuidagi eriti mõttekas. Ei no, ma saan täiesti aru, et kord kuus ongi sul ju õigus nagu tusatseda. Ja ma arvan, et see ei ole. Mida te tegite nüüd, no, kutid, come on. No see ei ole see, no, see ei ole ausalt see, no, kutid, see ei ole see, no, päriselt, no. Nagu türa küll. Nagu nad on ülinormid vennad nagu. IRL on nad ülinormid vennad nagu. Nendega on nagu, nad on suht-koht avatud inimesed, nendega on nagu meeldiv juttu rääkida ja nad nagu nii palju, kui ma nendega rääkinud olen, siis nagu nende maailmapilt on nagu suht-koht selge, et nad nagu saavad aru, mida nad teevad ja kuidas nad teevad ja mis iganes, aga nagu see video on küll mingi total pask nagu. Nagu mida vittu? Mis asi see oli praegu? Come on. Siis, kui nad kunagi hakkasid oma neid asju tegema, siis ma ütlesin, et türa nendest vendadest võib saada järgmine ärapanija. Aga selle asemele, et võttagi ärapanijast šnitti ja teha kuradi midagi fucking head, need vennad võtavad mingisuguse Kaljulaiu teema ja siis mingi, meie president on mingi koer ja ma ei tea, mingi presidendil on päevad, mingi, nagu mida vittu ausalt, mis asi see nagu on? See on mingi total shit ju. Ma saan aru, et nende nagu point on see, et mingi, teeme veel mingi skandaali või mingi asja, aga keegi isegi ei lähe kaasa sellega, olgem ausad nagu. See on nagu löök nii allapoole vööd, et nagu sellega ei saa ju, nagu see, miks see Luige ja selle kuradi hundi teema nagu inimesi kõnetas, oli sellepärast, et nagu inimesed said nagu mingis mõttes nagu nõustuda ja nagu see oligi mingi mõnes mõttes naljakas, sest kuradi kõik me teame, et see hunt ongi nagu natukene siuke lõdva kummiga, eks ole, siis ongi nagu naljakas, mingi litsi nali, vaata, mingi türa hästi panite, vaata, mingi vaata, veits naljakas ja siis sealt nagu tuleb see nagu ma ei tea, mis iganes, et inimesed nagu lähevad selle asjaga kaasa ja see lähebki nagu veits paisub, vaata. Aga see on see 5 minutit feimi, See ei ole nagu see, millest hakkad mingi edasi korraldama midagi, et mingi kutid sõimame mingi presidenti, mingi
koeraks ja siis ütleme, et tal on päevad nagu. See on nagu, mida vittu te teete, noh, come on. Vaadake kuradi ärapanijat, ma ei tea, tehke mingisugused adjustment'id ja tehke nagu vastavalt päevakorralistele küsimustele ja asjadele, tehke neid asju maha, mis nagu päriselt on vaja nagu maha teha, mitte mingid täiesti mingi out of the blue hakkab mingi presidenti suruma nagu. Nagu ma ka ei arva, et võib-olla Kaljulaid on nagu kuradi kõige õigem president nagu Eesti Vabariigile, aga nagu ma ei lähe mingi YouTube'i sellest mingit videot tegema, kuidas ma mingi ütlen talle koer nagu. See on nagu mida vittu ausalt. See on nagu bit too much, noh. Seda lihtsalt nagu ei kannata vaadata. See on nagu, võib-olla see on naljakas mingisugustele kuradi, ma ei tea, minu 12-aastastele vaatajatele, aga nagu mina nagu selle taha kindlasti nagu ei tule, noh. See on nagu, see on bullshit, noh. Siukest asja ei kannata vaadata. Siukest asja ei kannata vaadata, noh. Ma ei tea. Nagu vahepeal tuleb mõelda nagu selle peale, mida sa nagu ise tahad päriselt oma seal YouTube'i kanalile, mis iganes sa tahad teha versus see, et mis toob sulle klikke, vaata. Kui sa kellegile nagu midagi ütled, siis sul peab nagu mingi põhjus olema selleks või sul peab mingi arusaam olema, vaata, või nagu sa pead nagu millegi pärast seda tegema. Mitte lihtsalt, et teeme klikkide pärast, et kuradi, ma ei tea, lähme mingi sõimame kedagi. Kui mina surusin neid kuradi Eesti YouTubereid, siis ma ei teinud seda klikkide pärast, vaid ma tegin selle sellepärast, et mina nägin seda, et türa see ei ole nagu okei, et mingi siuke pask toimub. Ja siis ma surusingi neid inimesi lihtsalt sellepärast, et türa see oli täiesti ajuvaba, mida nad korda saatsid. Ja ma ütlen praegu ka Tumu kohta, et no see on ajuvaba, mida te teete nagu. See ei ole mingi content, noh. See on mingi pask lihtsalt. See on mingi vedel sitt. Minge võtke see nädalavahetus, jooge ennast sigalakku täis. Siis põdege oma pohmakas ära. Tegelikult enne, kui te oma pohmakat põete, võtke jooge järgmine päev veel peale. Jooge ennast uuesti sigalakku täis. Minge kuskile Tallinna, Hollywoodi, võtke endale sealt 2 litsi, nikkuge need läbi. Nikkuge need ajud endale pähe tagasi. Siis minge koju, põdege pohmakat, vaadake koos mingi 12 tundi mingi kuradi ärapani ja videoid. Siis võtke lahti kuradi kõik uudised, mis mingi viimase nädala või mingi 3 nädala jooksul on käinud ja tehke nendest videoid. Tehke nendest. Ja siis suruge neid inimesi, kes on mingit paska korraldanud. See ei ole üldse raske. Ma annan teile näiteks paar mõtet. Võtame minu Discordi lahti, siin on #uudised. Nii. Alustame näiteks sellest, et HD Tanel siin saatis, pani Facebooki, kus legit pidin esimest korda elus 67 pealt maha tulema, kuna mingi naise tuss mädanes ja terve buss oli ränka haisu täis. Kohutab. Noh, tehke sellest video, et HD Tanel tegi sellise postituse kuskile fucking Facebooki fännilehele. Tehke sellest video. Inimesed saavad tulla teie taha, türa. Nad tahavad kuradi klikkida seda suubi, sest see on türa nagu, te seisate nagu õigete asjade eest. Või näiteks meeleavalduse vastane, ma tahtsin olla naine, aga mind raviti terveks. Järgmine mingi kuradi Postimehe artikkel. Võtke, tehke sellest video. Pange see oma videosse sisse. Suruge seda venda. Sest see vend on mingi haige inimene ju, noh. Ta jääb mingit paska vaata. Suruge seda. Nii, 5 miinust esitas teda laimanud eestlaste kolmnurga liikmele suure mingi kuradi rahatrahvi. Suruge neid. Või siis seda, kes kuradi, ma ei tea, kirjutas seda. Tobi Koer andis kuradi 18 korda mingile vennale nuga. Tehke sellest video. Ja neid näiteid on nii palju nagu Eesti kuradi, seal kuradi mingi Postimehes ja Elu24 ja mis iganes Delfid ja asjad. Võtke sealt neid asju, tehke mingeid kuradi
nende kohta mingeid naljakaid märkmeid ja asju, mitte ärge türa suruge, võtke see kuradi Anita Sibul ja türa naerge see eit välja siit Eesti kuradi, ma ei tea, mingi kuradi content creatorite maastikult nagu, sest ta mingi ajab sitta suust välja ja ta on nii loll eit. Nagu suruge neid inimesi, keda on nagu põhjust suruda ja kuradi tehke seda nagu kuradi naljakalt ja kuradi elage nende peale ennast välja, mitte ärge tehke türa mingi presidendist mingit videot, mingi türa meie president on koer, türa. Mida vittu, come on, kutid, noh. See nagu, mida te teete, türa? Mitte ükski inimene ei taha teid vaadata lihtsalt, kui te hakkate mingit siukest sitta korraldama, nagu. See on ju nii bullshit, nagu. See on ju nii pask. Come on. Ja seesama põhjus oli ka see, miks nad enam ei ole teleekraanidel, sest neil oli, mõte oli hea, mida nad tahtsid teha, aga ma ei tea miks, aga nad suutsid selle kuidagi pöörata iseenda vastu ja nad hakkasid mingit kuradi jura tootma. Noh, nagu mõte oli hea, aga nad võtsid mingid täiesti valed teemad, millega ükski inimene ei suuda seostuda. Ja seal oli nagu nii palju mingit välja mõeldud häma, mida nagu ükski inimene ei viitsi endale sisse süüa, nagu, kellel on vähegi ajusid. No. Võtke kuradi neid mingeid kuradi asju, siit kuradi kasvõi minu kuradi uudiste Discordist, millest nagu teha teemasid, tehke endale sinna, teil on Discord olemas, tehke endale sinna #uudiste kanal kuradi, las inimesed annavad teil ise mõtteid, söödavad teil ise ette seda paska, mida te kuradi hammustate läbi ja siis ongi see, et te nagu hoiate oma kuradi vaatajad endale lähedal ja need inimesed nagu respekteerivadki teid, sest teil on mingid ühised kuradi väljavaated või mis iganes muud asjad nagu, aga see, et sa hakkad mingi lambist mingit presidenti suruma või mingi, et näe, vaata, kus me nüüd tegime kuradi mingi, ma ei tea, mingi hundile keerasime käru, vaata, mingi hunt on lits. No see jah, korra oli naljakas, aga see nali kestis 2 minutit, see ei olnud mingi suur skandaal või mis iganes asi te tahate, et see oleks olnud, aga see ei olnud, noh, come on. Ja te teate seda ise ka, see 5 minutit kuulsust on läbi, nüüd võtke ja hakake päriselt midagi tegema. Ma tegin teile pool teed just ette ära, jätkake sealt, come on, kutid. Kui te teete seda, siis uskuge mind, järgmine aasta samal ajal teil on üle 10 000 on see number. Aga see selleks. Nii.